Tervist, mina olen Siim Nellis ettevõttest Huum OÜ ja kuna tegelikult mul otseselt puudub akadeemiline taust tootmise või siis antud valdkonna inseneeria või siis müügi erialalt, siis ma lihtsalt räägin enda lugu ja ehk siis kellelegi tõuseb sellest tulu. Et miks üldse siis keris, miks üldse saun? Et kui ma olin 19-aastane, ülikoolis hakkas igav, lõin niisuguse ettevõtte nagu saunapood.ee. Sellega koos tekkis üldine arusaam ettevõtlusest kui sellisest ja kitsa niši valdkonnast tekkis ka päris hea ülevaade. Kuna turg on väga väike ja spetsiifiline ja selgus, et Eestis ei toodeta absoluutselt elektrikeriseid. Ja sellest tekkis idee hakata esimesena Eestis tootma elektrikeriseid. Samas oli koheselt arusaadav, et on alustavana võimatu hakata konkureerima suurte kontsernidega. Maailmas on põhimõtteliselt enamuse saunakeriseid toodavad umbes täpselt 3 ettevõtet, kes enamus toodavad seda Aasias. Ja tuli millegi poolest eristuda. Ja tol hetkel toodeti väga usinasti puuküttega võrkkeriseid. See tähendab seda, et kivid ümbritsevad küttekollet. Kuid ei olnud mitte ühtegi siis elektrilist sellist seadet veel turul. Siis saigi vaikselt omaette nokitsema hakatud. Toimus tõeline niisugune eneseharimine, kuna tõesti Eestist nagu sellist kompetentsi ei ole ka kuskilt võtta väga. Algne idee oli kasutada siis, ütleme hästi lühidalt, elektromehaanikat, vanemat tehnoloogiat, et siis sihtida pigem alumise otsa toodet, tähendab siis soodsamat. Aga mis siis selgus peale tükki aega võimlemist? Vahepeal oli turule ilmunud reaalselt konkureerivad tooted, mille esiteks üldse toote kui sellise hinnaklass antud segmendis oli väga soodne või odav segment oli valitud tänu sellele, et me kasutasime elektromehaanikat. Teiseks, meil oli suhteliselt kõrge omahind võrreldes konkurentidega. Paratamatult mahud olid väiksed ja tootmine toimus siiski Euroopas. Ja kolmas, kõige suurem mure oli see, et me ei eristanud mitte millegi poolest lõppkokkuvõttes konkurentidest. Tolleks hetkeks, kui me suutsime selle asja välja töötada. Sealt me jõudsimegi järeldusele, et elektromehaanika meile ei sobi. Et mis siis edasi? Et põhimõtteliselt me oleme jõudnud sellisesse faasi, kus toode on olemas, aga meil ei ole mõtet sellega turule tulla, sest on ilmselge, et sellega ei ole võimalik tegelikult raha teenida. Läbi sisuliselt juhuse sattusin rääkima õigete inimestega, kes soovitasid, et tee see asi natuke ilusamaks. Et siis äkki on just nimelt disain väljapääsuks. Suurte kallite disaini ettevõtete palkamiseks reaalselt ressurssi ei olnud, kuna tol hetkel olime veel tudengi staatuses. Ning jõudsime omadega Eesti Kunstide Akadeemiasse, kust omakorda jõudsime koostööle siis EAS-iga ja siis ühise energiaga siis 2.–3. kursuse tudengid pool aastat tegeliselt puhtalt kerise disainiga. Tööstusdisaini eriala tudengid. Ja siis see töö nägi laias laastus välja säärane. Võrsus tohutu suur hulk erinevaid ideid. Üks oli hullem kui teine vahepeal. Ja väga oluline on see, et juba algfaasis tuleb väga karmeid selekteerida, et mida võtta, mida jätta, sest siin on mikroskoopiline osa kogu nendest ideedest, sest ikka töötati pool aastat. Kindlasti tuleks kaasata võimalusel tudengitega töötamisel spetsialiste. Et tudengid on odavam tööjõud, aga samas neil puudub elukogemus, võib-olla arusaam mingitest tehnilistest protsessidest. Õnneks meil oli juurde võtta Üllar Karro, kes on sisuliselt vist varasemalt olnud
ainuke eestlane, kes on elektrikerisid disaininud, tema on teinud seda Helole. Ja pluss siis oli enda nii-öelda tehniline arusaam, kuidas elektrikeris tehniliselt peaks toimima. Ja siis tulemina valmisid ka 2 reaalselt toimivat prototüüpi. Ehk siis lubage tutvustada 2 ilusat naisterahvast. See on siis Laine ja Linda, vabandust, mitte Linda, nagu naisterahvas, kes kandis kive. Kõik oli väga tore, väga kenad nägid esialgu välja ja tundus, et kõik on hästi. Ja siis, kui läksime nende asjadega päris tööstuse ustel koputama, metallitööstustele külla, siis vaadati mõne koha pealt meile ikka väga veidralt otsa, et kallid mehed, et esiteks selliseid ribisi, sama nagu need siin, nende tootmine on kaunis tülikas, keerukas, et lihtsalt niivõrd suurte raadiustega traadipainutusel tekivad väga suured hälbed. Ja reaalsus oli see, et keevitajal seda kokku keevitada on põhimõtteliselt painutab seda asja ümber. Järgmiseks oli see, et alumine osa veel hullem. Ellipsilised servad, siuke asi, õige raadiusega painutada, peaaegu võimatu. Kolmandaks, kogu see konstruktsioon liiga raske ja täiesti siin oli üleliigset rauda liiga palju. No ja sisuliselt sarnased probleemid kordusid ka siin, et jälgin pigem seda Linda elukäiku. Jällegi, et mis siis edasi? Kogu see asi tuli reaalselt kohandada tootmiseks. Otsisime tükk aega partnerit, kes oleks nõus meiega reaalselt koostööd tegema, kellel oleks ka võimekust inseneride kujul seda asja edasi veel arendada, et see reaalselt ka reatootmiseni jõuaks. Ja siin sai ka selgeks see, et proovisime ka tudengeid kaasata erialal, et kui väljapääsuks on insener, et äkki aitab samamoodi, et teeme koostööd tudengitega, siis kui asi läheb väga detailseks ja asi peab päriselt töötama, siis eriti selliste toodete puhul, et seal on vesi, seal on kuumus, umbes 650 kraadi, seal on elekter ja siis keegi ütleb, et see peab ilus välja ka nägema. Et siis nagu seda kõike kokku panna, siis tuli kasutada väga reaalselt elu näinud inseneri, kes suudaks selle asja ikkagi kokku vormada. Ja tulemiks siis oli inseneri ja disaineri koostöös sündinud siis täiesti ainulaadne toode turul. Meie vastu tekkis partneritel reaalne huvi ja anti ka mõned auhinnad siin puhta hiljuti. Kuid kogu selle asjal on üks puudus. See asi on sisuliselt ainult küttekeha ja seda on vaja ka juhtida. Selleks on vaja juhtpulti. Kerisid jagunevadki laias laastus 2, kas siis on elektromehaanis, millel on kõik teavad need väänatavad nupud, või siis on puldiga, ehk siis juhitakse termostaadiga seina pealt. Meil oli tarvis pulti. See ongi meil kaks varianti, kas me ostame puldi sisse või siis teeme ise. Lõpptulemina alguses turule läksime me sisse ostetud tootena, kuid hakkasime välja töötama enda juhtpulti. Siin oli ka väga ilus, tudengid, kus juures viimases faasis ka kerisi disainil tegid mõtlesid välja ilusa juhtpuldi. Ja mis siis edasi sai? Edasi otsisime me inseneri, kes suudaks selle mõistliku hinnaga ära teha, või siis ettevõtet. Võin vahel öelda, kokkuotsingud käisid umbes 1,5 aastat Eestis. Sest me katsetasime erinevate inseneride, erinevate ettevõtetega ja ütleme, inseneri nägemus algus oli selline. See ju töötab. Ja reaalsus oli see, et see on okei, ühe üksik inseneri tehtud, aga käisime läbi ka reaalselt ettevõtted, mille kontoris töötab 120 inimest. Elektroonikaettevõtted, vabandust, elektroonika ja IT ettevõtted. Aga mida me kogesime, on see, et kui me vaja midagi programmeerida,
siis on Eestis nagu kõik väga hästi. Aga niipea, kui oma rohelist plaati teha, siis enne seda on tiiger ära hüpanud ja seda kompetentsi on Eestis võrreldes siis nii-öelda meie programmeerimisvõimega ikka väga vähe. Ja noh, lõpuks me suutsime asja siis nii kaugele ajada, et vahepealsena saime niimoodi, nii kaugele asja ja siis siukseks. Ühesõnaga selline suur telliskivi. See tähendas seda, et tegelikkuses oli see põlveotsas kokku pandud kaunis kallistest juppidest mitte optimeeritud nähtus. Ühesõnaga, see asi reaalselt ei olnud toodetav ja kindlasti ei olnud ka turustatav sellisel kujul. Et tiiger oli nagu justkui enne ära hüpanud. Meil oli täitsa juppmat seisakut ja lõpuks otsustasime, et me vajame siiski enda pulti. Et kuidas siis edasi, et ise me mõtlesime enda jaoks välja selle, et me peame leidma kas raha või vaimu, vabandust. Et see tähendab siis seda, et kas ettevõttesse tuleb sisse tuua juurde raha, kuna meil endal finantsi ei olnud, või siis tuua nii-öelda tarka raha, ehk siis teadmisi sisse. Valisime selle tee, et meil on nüüd olemas väga pädev insener, kes suutis nii-öelda asja reaalselt ka ära vormistada ja kes tuli meiega punti. Ja tulemiks on hetkel niimoodi, et on selline asi. See on ilusti naturaalses saare puidust kõik. Et tegelikult see asi siin on veel päris väike sees. See on toodetav, see on turustatav, see on täiesti ainulaadne toode üle maailma turul. Ja arendame siis jooksvalt klientide tagasiside pealt edasi, et loomulikult on veel nii värske asi, et pidev toimub uuendus. Nii, edasi, et kuidas ennast siis müüa? Minu poolne soovitus on see, et peab olema viisakas ja kena nägu. Ehk siis tuleb luua ettevõtte visuaalne identiteet. Ingliskeelse lühendina CVI. Meil läks selles suhtes hästi, et meil reaalselt vedas. Sattusime õigete inimeste otsa, sest ma ise olen hariduselt insener ja mina ei tea, mis on ilus, ausalt. Ja ma usaldasin endast targemaid inimesi ja selle tulemine oli niisugune valminud täitsa tore koduleht, voldik, tegelikult seda voldikut isegi on seal näha, aplikatsioon, mis tegelikkuses läheb veel uuendusele ringile ja saime isegi suisa pronksmuna isegi siis jällegi tunnustati meid. Ühesõnaga, kokkuvõttes enda kiirustavale jutule ma julgen soovitada seda, et kui alustada isegi kas või põlve otsas, siis ikkagi tuleks teha midagi unikaalselt, täiesti teistmoodi, kui on tehtud, pakkuda reaalset väärtust inimesena või enda kliendile, et mitte müüa õhku ja teha seda kõike kvaliteetselt. Et nii kiiresti mõt otsa saigi, et kas kellelgi on küsimusi? Aitäh Siimule, nii kiiresti me sind ära ei lase kindlasti. Et nagu Siim ütles, võimalik küsida või kui esialgu küsimusi pole, siis teen ise otsa lahti. Siim, kuidas ise arvad, on teie ettevõtte nii-öelda edukas startup? Ma ütleks niimoodi, et ma väldin sõna startup esiteks, kuna see on tõesti ebavajalik laen, on olemas alustav ettevõtte eesti keeles. Ja kaunis see startupindus on nagu kehva maiguga juba, aga ma arvan, et jah, meil praegu nüüd, kus me reaalselt tulime turule oma tootega jaanuaris, oleme praegu 350% katnud oma esimese aasta plaanist. Turule tulite jaanuaris, ma tean, et teil on päris selline muljet avaldav ekspordigeograafia välja kujunenud juba.
Jah, tänu sellele, et sai tegelikkuses käidud ka messil, noh, mitte messil väljapanekuna, vaid oligi, kuna oli olemas niisugused viisakad voldikud, siis sai käidud Kölnis maailma suurimal saunateemalisel messil, käsi pihku inimesele ja palun, näed, me oleme sellised ja sellised, kõik vaatavad, ohoo, pole varem näinud, ja kas sa vaata, hakatigi paari nädala pärast helistama. Ja praegu me oleme müünud Põhja-Ameerikasse, Jaapanisse, kõige huvitavam liigutus oli see, kui tähendab, toote liigutamine iseenesest oli Põhja-Iraaki, kui seal 2 nädalat varem oli alanud konflikt, et sõjatsooni tuli põhimõtteliselt kaup saata. No ja nii edasi, ühesõnaga üle maailma peaaegu, et on tooted läinud. Isegi Austraaliast on kirjutatud, tellitud. Et ühesõnaga sauna tehakse igal pool? Saun on tuntud Soome saunana või siis Leili saunana. Ta on saunatüüpides kõige tegelikult lihtsamini ehitatav, ehk siis paigutatav näiteks korterisse, et hulka keerulisemad on kõikvõimalt Rooma ja vannisaunad. Ja tänu sellele on Leili saun väga hästi levinud ja levinud luksuskorterites majapidamistes ka üle maailma. Sa mainisid siin vahepeal koostööd tudengitega, et neid töid oli seinast seina, aga mida sa soovitad, ütleme siin sellisele juba kogenud ettevõttele, kogenud tootmisettevõttele, et kas selline disainitudengite kaasamine enda tootearendusse, et kas see on nagu mõistlik samm ja kuivõrd aja ja finantsikulukas? Ütleme niimoodi, et on võib-olla et ajakulukam ettevõtjale kui täisteenuse sisseostmine disaini ettevõttest või kogenud disainerilt. Aga seal samas on võlu see, et ta on kindlasti soodsam ja pluss on see, et noortel inimestel on alati värskemad ideed, see on paratamatu. Et kui on valmis disainer, siis tal on oma käekiri, praegagi me teeme teist kerist, on sama disainer, väga sama käekiri, aga kui tahetakse täiesti midagi uut leida, siis võib-olla just julgen soojalt soovitada tudengitega koostööd teha. Ma tean paari nüüd päris suuremat tööstusettevõtet, kes tegelikult nüüd on ka EKA-ga koostööl läinud. Ja neil seisab see protsess neil töös. Hästi, vahepeal aitäh sulle. Kas Siimul on tekkinud küsimusi, palun? Selle kerise leti hind on olemas võimsust, aga ütleme 350 €. See on siis koos käib ja kõige. Et tegelikult me sihime hetkel seda, et me tahame mahtu endal tekitada ja me pakume seda disaini lisandväärtust tegelikult konkurentidest madalama hinnaga. 4,5 kilovatti, 6 kilovatti ja 9 kilovatti. Aga nüüd ongi, et lääne turg nõuab võimsamat kerist, sest tahame või taha, keskmine lääne saun on keskmisest meie piirkonna saunast umbes 5 korda kallim. Ja seal on saunad suuremad, on suur luksustoode ja vähemalt 2 seina klaasist, see nõuab võimsamat küttekeha, tähendab meil on suuremat kerist vaja. Tuleb ka nüüd suuremat kerist. Tartus tehakse metallitöö ja nüüd patriotismist enda kodukanti ole viinud komplekteerimise jänedale maale. See tootmine toimub partiide kaupa, et ütleme, et korraga teeme 100 partii, teeme 600, siis võib-olla vahepeal on 6 aega vaikust. Aga selle aasta siht on niimoodi, et 400 tuleb kindlasti, järgmine aasta tahaks jõuda 1000 kerise tootmisega. Ja kus need turud asuvad? Kuhu see suurem osa läheb? No see aasta on olnud ikkagi veel Eesti turg põhiline. Hetkel teeme kõvasti tööd selleks, et põhja poole otse minna. Samuti on otsesed partnerid olemas idanaabrite juures, kellega meil on seal nii-öelda poliitilistel põhjustel, ma eeldan, natuke see litsenseerimisega probleeme. Et see nii-öelda litsentsi nad ei tunnista ja ootame, äkki asjad rahunevad maha ja võimalik ka sinna siis. Ma tean, et sul oli üks uudis ka tegelikult ühe nii-öelda arenduses oleva tootega, kui me viimane kord rääkisime, et mis puudutas siis natuke teist tüüpi kerist. No ühesõnaga, nagu ma enne mainisin, jah, et tulevad nii-öelda
võimsamad kerised ja ühtlasi laiendame siis segmenti ka puuküttega keristele. Sest no Eesti turg vähemalt nõuab seda, natuke Soome ja tegelikkuses tulevikus loodame, et ka Venemaa, ülejäänud maailm sellist asja nagu puukerist eriti ei tunnista. Et me oleme ainsad mehed, kellele meeldib valge, nagu saame toppida. Sa mainisid, et ütleme, see keriste tootmine on tegelikult peaasjalikult 3 tegija käes. Jah. Et teid on juba tähele pandud konkurentide poolt? Ma eeldan küll, kuna üldse, kui messil ringi käia, siis tootjaid ongi väljas võib-olla 5-7. Sealt ei ole raske tähele panna. Et esimest korda, kui Helsingis messil nagu keris üles läbi saali jalutasin, siis pead liikusid küll. Pandi tähele. Metalli tootmist kui sellist meil endal ei ole. Me võtame seda allhankena. See on üks asi nüansina, mis seegi täitsa kahe sinu vahele praegu, et kui alustada ise, siis kindlasti, kui ma sellist kerist toodan, siis mul ei ole võimalik sisse osta, kohe panna tootmist, et võtan laserlõikuse, painutuse, et hakkab tulema, et see ei ole võimalik niimoodi ära finantseerida, et allhank. Koostamises ongi täpselt, see ei olegi nii-öelda kuupalgaline töö, see on tükitöö, tulevad inimesed kokku ja tegelikult pannakse 100 partii 2 päevaga kokku. Kogu lugu.